päris hästi, ma käin kiiresti oma numbrimärgi ära vahetama. Me juba teame, et Bryan Kohberger kannab eluaegset vanglakaristust 4 Idaho ülikooli tudengi mõrva eest, kuid nüüd on meil äsja saadud valvekaamera salvestis, mis lisab sellele puslele olulise tüki. Mida ta uurijate sõnul tegi vaid 5 päeva pärast tapmisi. Ja sõidukil on Pennsylvania numbrimärk. Selle video järgi läks Bryan Kohberger Washingtoni maanteeametisse, vahetus oma numbrimärgid ja ajas juttu pesapalliste matkamisest, samal ajal kui uurijad otsisid tappi autot. Mida see talle tegelikult andis? Kas see andis talle rohkem aega või oli ta juba kinni püütud? Räägime sellest. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. See juhtus vaid mõni päev pärast seda, kui 4 Idaho ülikooli tudengit pussitati oma voodites surnuks. Ja Bryan Kohberger astub ilmselt Washingtoni maanteeametisse justkui poleks midagi juhtunud. Tere, on. Üsna hästi. Ma arvasin, et pean oma numbrimärgi ära vahetama. Olga. Jah, tal oli uusi numbrimärke vaja. Ta ajas niisama juttu. Ta naeris pesapallist rääkides. Rääkis leti taga olnud naisele oma doktoriprogrammist, matkamisest, sellest, kui väga talle Washington meeldib ja 5 päeva pärast tapmisi polnud mingit märki sellest, mida ta oli teinud. See maanteeameti külastus muutis tema auto numbrimärgid. Mäletad, et see tuli uurimise käigus jutuks. Ja ühel olulisel ajavahemikul võis see muuta tema leidmise raskemaks. Tere, kuidas sul läheb? Kuidas teil täna läheb? Hästi. Kas ma võiksin kiiresti teie juhiluba vaadata? Aga kas selles piisas, et aidata talle avastamist vältida või oli ta juba vahele jäänud, lihtsalt ei teadnud seda veel? Me teeme nüüd nii, et viime teid täpselt läbi selle, mis salvestati valvekaamera lindile. See kõik on uus ja püüab vastata küsimusele, mida kõik on küsinud. Kas see üks reis võis talle rohkem aega anda? Mida te kohe näete, ma pole kindel, et te seda usute. Isegi pärast seda, kui Kohbergerile mõisteti karistus, sain ma midagi teha, eks. Mul oli au istuda maha Gonsalvese perekonnaga ja ma tahtsin nendega rääkida võitlusest, mida nad endiselt peavad, sest nad surusid läbi uue seaduse Idaho osariigis ning see on seadus, mis võib muuta olukorda ohvrite jaoks kogu riigis. Ma näitan teile, mida nad mulle rääkisid ja miks see seadus on oluline. Niisiis, 13. november 2022. 4 Idaho ülikooli tudengit mõrvatakse. 5 päeva hiljem märgatakse Bryan Kohbergerit selles Washingtoni maanteeameti büroos oma numbrimärke vahetamas. Ta elas kohe üle osariigi piiri Idaho osariigis asuvast Muskost, Washingtoni osariigis Pullmanis, kus ta õppis Washingtoni osariigi ülikoolis. Nädalad hiljem peatatakse ta Indianas, kui ta sõidab koos oma isaga üle riigi nende uute numbrimärkidega. Jõuame 30. detsembrini. Ta arreteeritakse oma vanemate majas Pennsylvanias. See DMV külastus jääb täpselt selle kõige keskele. Aga et mõista, mida see tähendas, pead sa minema tagasi mõrvade öösse. Niisiis, 13. november 2022, väike ülikoolilinn Moscow, Idaho osariigis. Hohe ülikoolilinnaku kõrval King Roadil on 3-korruseline valge maja, kus elab 6 Idaho ülikooli tudengit. Sõbrad, toakaaslased. Selle hommiku lõpuks olid 4 neist surnud. Madison Mogen, 21. Kaylee Gonsalves, 21 parim sõber lapsepõlvest saati. Nad leiti Madisoni voodist 3. korruselt. Zanna Cernodal, 20 tema, poiss sõber, Ethan Chapin, 20. Nad leiti Zanna Magamistost täiselt korruselt. Kõik 4 pussitati jõhkralt surnuks suure fikseeritud teraga noaga. 911 kõne tehti vahetult enne keskpäeva. Ellu jäänud toakaaslane, 1-2, kes viga ei saanud, teatas teadvusetust isikust. 911, mis on teie hädaolukorra asukoht? Midagi toimub, midagi juhtus meie majas, me ei tea, mis. Mis on hädaolukorra aadress? 1122. Mis on aadressi läinud osa? Kings Road. Okei, kas see on maja või korter? See on maja. Kui politseinikud kohale jõudsid, sattusid nad millegi otsa, mida keegi ei osanud oodata. Kus ta on? Jah, kus ta on? Kus ta on? Tal on keegi lähedal. Jah, ta tuleb. Kus kohas? Siin üleval. Siin üleval. Sa said temalt sõnumi numbreid, mis on tead küll.
Ja ma lihtsalt tulin sisse ja ta on punane täht. Toimub. Ja ma ei suuda uskuda, et sa tõesti oled. Ma hindan seda. Ma ei tea, kas sa oled ikka veel immuune või mitte. See on tõesti huvitav. Ma haarasin temast kinni. 1370. Oh. Stay back there, please. Võta hoogu maha. See on kaamera. Ei ta paks. Ja siis lõpuks, kui ma üles kõndisin, kuulsin ma tema karjumist ja ta jooksis trepist alla, sest ta nägi kedagi. Ma olen üsna kindel, et ta ütles nii. Ta ütles, keegi on siin. Ja ta karjus ning jooksis lihtsalt trepist alla. Ja ma hüüdsin nime, aga ma hüppasin püsti ja lukustasin oma ukse, sest ma olin nii hirmul. Ja ma kuulsin kedagi vannitoas ning kuulsin teda nutmas. Ma kuulsin, kuidas mingi mees ütles, sinuga saab kõik korda, ma aitan sind. Ja ma hüüdsin ikka ja jälle tema nime, aga ta ei vastanud. Ja siis avasin korraks ukse ja nägin seda meest. Ta ei olnud meeletult pikk, aga ta kandis täiesti musti riideid ja sellist maski, mis kattis tema lauba ja suu. Ja ma lukustasin ukse ning helistasin ja ma ei teadnud, mida teha. See oli üks ellu jäänud toakaaslastest. Ta nägi tapjat. Ta kuulis asju, mida keegi ei peaks kunagi kuulma. Selle sündmuskoha läbivaatamine võttis tunde. Juhtunu kokkupanek päevi ja nädalaid enne, kui avalikkus üldse teadis, et kahtlusalune olemas on. See uurimine keskendus valgele Hyundai Elantrale. Seda nähti mõrvade ööl maja lähedal. Ja detektiivid kammisid läbi tunde videovalvet. Nad jälitasid sõidukeid. Nad küsitlesid naabreid ja lõpuks jõudsid nad ühe nimeni. Brian Kohberger. Sel ajal oli Kohberger tundmatu. Ta oli 28-aastane kriminoloogia doktorant Washingtoni osariigi ülikoolis vaid 10 miili kaugusel Moskvast. Ta elas Pullmanis. Ta sõitis valge Hyundai Elantraga. Ja 30. detsembril 2022, rohkem kui 6 nädalat pärast mõrvu, arreteeriti ta oma vanemate kodus Pennsylvanias. Teise süüdistuspunkti osas esimese astme mõrv, mis puudutab Madison Mogani mõrva. Kuidas te end süüdi või mitte süüdi tunnistate? Kolmanda süüdistuspunkti osas, mis puudutab esimese astme mõrva, Kaylee Gonzalvese tapmise eest. Kuidas te end süüdi või mitte süüdi tunnistate? Neljanda süüdistuspunkti osas, esimese astme mõrv, Zanna Cernodli, inimese tapmise eest. Kuidas te end süüdi või mitte süüdi tunnistate? Viienda süüdistuspunkti osas, esimese astme mõrv, Ethan Chapini, inimese tapmise eest. Kuidas te end süüdi või mitte süüdi tunnistate? Eelmisel suvel tunnistas Kohberger end süüdi kõigis 4 mõrvas. Talle määrati 4 järjestikust eluaegset vanglakaristust ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks. Perekonnad said lõpuks kohtus sõna. Aga enne seda süüdi tunnistamist, enne arreteerimist, oli üks ajavahemik. Ja sellel ajavahemikul tegi Brian Kohberger midagi, mis võis hetkeks palju muuta. See viib meid tagasi sinna Maanteeametisse, mida me teile kohe näitame, juhtus vaid 5 päeva pärast mõrvu, 18. novembril 2022. Brian Kohberger astub sisse Pullmani sõidukite ja veesõidukite litsentsibüroosse. Ta on seal, et vahetada oma auto numbrimärgid. Ja see videomateriaal, mille hankis YouTuber Christie's Chaos, laseme sellel lihtsalt mängida. Vaadake ise. Sellest Volkswagenist. Tere! Hello. Hi. How's it going? Pretty good. Kui sa oled ikka veel minu sina. See on okay. Me peaksime saama sind sellega aidata. Vabandust! Ma sisestasin numbrimärgi, aga see ei andnud mulle... Ei! Ma mõtlen... Sul peab see Washingtoni osariigis olemas olema, aga meie juures ei pea seda tõestama. Ma pean teadma täpselt läbisõitu. Need on praegu sinu auto peal. Las ma kontrollin seda. Okei, suurepärane. 150. Okei. Nii, et sa pead ise siia täpselt selle läbisõidu kirjutama, ilma kümnendikata. Märgiruut, kus on kirjas tegelik koos kuupäevaga ja siis allkirjasta. Trüki oma nimi ning kirjuta oma aadress sinna kõige alumisele reale. Oi!
Terry, ma soovin, et sellega oleks töötatud. kas see oli parem pakett? Kas neid seda polnudki? Praegu on raske autosid leida. Ma tean paari inimest, kes on tellinud auto, mida nad tahtsid ja pidid aasta ootama. Uus omanditunnistus tuleb postidees, nii et hoia sellel siin peal. Kui see on kadunud, aga sul on mõned olemas, anna lihtsalt teada ja nad väljastavad uue. Me hoolitseme selle eest, et oleks nii see, millel on sõrmus, kui ka see, millel pole üritust. Ja ma olen nüüd olemas, nii et kui sul kunagi internetiga midagi tekib. Ja. Kui nad võtavad sinu eest väikesetasu kaardist ja ma ei usu, et nad seda teevad. Kuni ta liiga tagasi tegeleb, siis jah. Sa pead olema tubli. Ma mõtlen. See kontrollib paljusid asju, mida koodid nõuavad. Ja. Nii et seal see on, jälle, vaid mõned päevad pärast seda, kui 4 inimest bussitati oma voodites surnuks, sooritata selle kuriteo. Brian Koberger naerab, vahetab oma numbrimärke, käitub, nagu poleks midagi ebatavalist. See ongi muide uskumatult kõhedust tekitav. Kujutan ette, et nüüd seda nähes mõtled, vau, ma rääkisin selle kutiga. Nüüd on küsimus, mida see talle tegelikult andis? Kas see andis talle mingit eelist või oli tal juba aeg otsa saamaseks? Ma tahan selle lahti võtta. Esiteks on olemas väide, et jah, see oleks võinud midagi muuta. Siis on teine väide, kas sellel oleks üldse olnud mingit tähtsust. Nad kavatsesid kasutada seda, mida me teame ja mida saame kinnitada. Siin on väide jah kasuks. 13. novembril sõitis Koberger Pullmanist Washingtonist Moskousse Idahosse valge Hyundai Elantraga, millel olid Pennsylvania numbrimärgid. See auto nähti King Roadi maja lähedal umbes mõrvade toimumise ajal. 18. novembril käis ta maanteeametis. Ta vahetas Pennsylvania numbrimärgid Washingtoni numbrimärkide vastu. Õiguskaitseorganid ei andnud üleriigilist tagaotsimisteadet valge Elantra kohta välja, enne kui nädalad olid möödas. Aga uurijad otsisid juba Washingtonis registreeritud valgeid Elantrasid, sest kuritegu toimus Idahos, kohe piiri taga. Nüüd, Kobergeri autot sellel nimekirjal polnud, sest kui nad need registreerimisandmeid võtsid, oli tema autol veel Pennsylvania numbrimärgid. Ta registreeris selle Washingtonis pärast mõrvu. Nii et kriitilise ajavahemiku jooksul see auto ei vastanud sellele, mida uurijad otsisid. Nagu TMZ teatas, ütlevad prokurörid, et see DMV külastus, tsiteerin, tegi politseinikel mõrvari auto leidmise raskemaks. See andis talle aega. Võib-olla mitte igaveseks, aga piisavalt. Nüüd siis vastuväide. Ei, see ei loe. Siin on tegelikkus. DMV and Med on endiselt olemas. Need näitavad meest tema nime, aadressi ja sõidukiga, kes tuli 18. novembril kohale ja vahetas numbrimärgid. Paberijälgi ei kadunud lihtsalt sellepärast, et numbrimärgid kadusid. Detsembriks olid uurijad selle valge Elantra Kobergeriga muude vahendite kaudu sidunud. Washingtoni osariigi ülikooli parkimisandmed näitasid tema autot ülikooli linnakus. Mobiiltelefonide andmed näitasid, et tema telefon oli mitu korda enne mõrvu King Roadi maja lähedal. Ja numbrimärgid ei takistanud seda kõike. Ja siis on veel see. Isegi pärast nende numbrimärkide vahetamist peeti ta koos isaga Pennsylvaniasse tehtud riiki läbival sõidul 2 korral kinni. Tere! Kuidas sul läheb? Kuidas teil täna läheb? Hästi. Kas ma saaksin kiiresti teie juhi luba vaadata? Ta on sellel mehel kohe kannur mees. Ta oli kohe selle mehe tagaotsas. Peatasin teid, sest sõitsite liiga lähedal. Kas see on teie auto? Okei. Lahe. Kuhu te suundute? No, me tuleme Reversuust. Aitäh! Jumal! Mis on WSU? Jaa, ma lihtsalt teatud. See oli SWAT-tiim ja kõik muu. Nii et me oleme... Okei, mul on raske sind kuulda liikluse tõttu. Nii et sa tuled Washingtoni osariigi ülikoolist. Ja koos lähed. Jätkan teed Pennsylvaniasse. Okei. Neil on kõik korras, meil on palju hästi. Oleme juba tunde sõitnud. Tunde, päevi. Okei, kuidas sa rääkisid sellest SWAT-i tiimi asjast? Jah. Seal oli ränk tulistamisjuhtum ja kõik see. Kas? Wow, see on õudne.
on näha, et see ei mõelnud selle peale. Nii et te kõik töötate seal ülikoolis? Tegelikult olgu. Jah, ma polnud sellest juhtumist veel eile kuulnud või see ei puuduta mind? Umbes 1,5 tundi tagasi. Ma pole kindel, kas tulistajad oli 2, aga nad tulistasid kedagi ja tegelikult me ei tea sellest midagi. Olgu, aga tee mulle üks teene. Ära mõtle sellele liiga palju, eks? Aitäh, hindan seda. See liikluspeatus toimus 15. detsembril, autol olid Washingtoni numbrimärgid, need, mille ta sai 6 aega varem. Politseinik ei teadnud, mis juhtuma hakkab, kuid 2 nädalat hiljem, 30. detsembril arreteeriti Brian Kohberger tema vanemate kodus Pennsylvanias. Nii et DMV külastus, andis talle võib-olla aega juurde, aga igavesti see teda ei päästnud. Uriimine jõudis talle järele. Tõendid jõudsid talle järele. Ja lõpuks need uued numbrimärgid ei takistanud midagi, võib-olla isegi nii palju, kui ta oleks tahtnud. 2025. aasta suveks oli Kohberger end süüdi tunnistanud. Talle määrati 4 järjestikust eluaegset vanglakaristust ja see juhtum oli läbi. Vähemalt nii tundus. Sest järgnevatel kuudel hakkasid õiguskaitseorganid avaldama tuhandeid uurimise käigus tehtud kuriteopaiva fotosid. Mõned neist näitasid King Roadi maja sisemust. Oli ka teisi fotosid, mis näitasid tõendimärgiseid, vereplekke, kogemata maha jäetud noa ümbrist. Pea meeles, just see DNA viis tema tabamiseni. Ja Gonsalvesi perekonna jaoks, kes nägi neid fotosid ilma igasuguse ettehoiatuseta internetis levimas, oli see uus traumakogemus. Nii et vestlesin Stevie ja Olivia Gonsalvesega, eks? Need on Kaylee isa ja õde, et rääkida sellest, mis edasi juhtus, ning uuest seadusest, mille nad aitasid Idahos läbi suruda ja mis võib ohvrite perede jaoks igaveseks asju muuta. Olgu, siin on minu News Nationi saates Jesse Weber Live. Huberner helistas teile isiklikult. Eks, mida ta ütles? Ta lihtsalt ütles, et ta oli tõesti õnnelik, et saab hakata seda muutust ellu viima. Ja see oleks ammu pidanud juhtuma. Mitte ainult selle juhtumi puhul, vaid üldiselt ohvrite õiguste jaoks Idahos ja ka teistes osariikides. Steve, lihtsalt selguse huvides, mida täpselt see seadus avalikust registrist välja jätab? Kuidas see toimib? Nii nagu mina aru saan, on see peamiselt Olivia eelnõu, millega ta on tegelenud ja mina olen selle puhul pigem kõrvalt jälginud. Aga see kaitseb kuriteopaika, veriseid detaile, surnu keha. Tead, see kaitseb neid asju. Ma mõtlen, et see ütleb põhimõtteliselt, et neid kasutatakse endiselt kohtus ja nii edasi. See lihtsalt ei ole midagi, mida avalikkusele avaldatakse teabevabaduse seaduse alusel. On teatud asju, mis lihtsalt ei ole tõendid ja see ongi see, mida me arvesse võtame. Ma mõtlen... Kui perekond soovib mingil põhjusel fotosid taotleda, siis nad võivad seda ikka teha, aga kas sellel on mingeid piiranguid? See käib seaduses sätestatud järjekorra järgi. Kõigepealt elus oleva abikaasa, siis täiskasvanud lapsed, vanemad, õed-vennad, vanavanemad. Ja see peabki selles järjekorras olema. Nad ei saa järjekorrast ette hüpata. Aga nendele andmetele juurdepääsu saamisel ei ole mingeid piiranguid. Ma soovitsin väga, et see võetaks kasutusele igas osariigis, kus praegu puuduvad kaitsemeetmed surnute kehade suhtes. Mõnes osariigis need on olemas, aga enamikus ei ole. Ja ma ütleksin nende osariikide seadusandjatele, et kui see suudeti vastu võtta konservatiivses Idaho osariigis ühehäälselt, siis saab see vastu võetud ka teie koduosariigis. Ja ma ütleksin veel, sellise juhtumi puhul on parem tegutseda ennetavalt, kui tagantjärele reageerida. Ja parem on püüda kahju vähendada enne, kui kahju on juba juhtunud. See on alati raske ja ma arvan, et see jääbki alati nii, aga see on seda väärt, kui ma saan ehk aidata järgmisel perel seda vältida. Nii muutis Gonsalvese perekond oma valu eesmärgiks. Ja kuigi miski ei too ohvreid tagasi, aitab see uus seadus kaitsta teisi peresid selle eest, mida nemad pidid läbi elama. Vahetult enne seda, kui kohtunik määras Kohbergerile karistuse, tõusid Madisoni, Keely, Sana ja Ethani pered püsti, et talle täpselt öelda, mida nad arvavad. Sa oled naljanumber. Täielik naljanumber. Aga selle katastroofi järel tegime kõik, mis suutsime.
panime kõik internetti, võtsime oma lapsed, võtsime oma pildid. Võtsime kõik, mida nad tegid. Nende videod, fotod, tüdrukute vembud, Etani laulmise. Panime selle kõik välja. Jagasime seda maailmaga. Ja maailm ühines. Ja kui nad sellest juhtumist rääkisid, siis rääkisid nad ainult Kaylee Shade'ist, Maddie May'st, Sanast ja Ethanist. Kõik, mis nende inimestega seotud oli, tähendas meile palju. Isa, ema, vend, õde, me jagasime seda oma kogukonnaga. Siis jagasime seda oma osariigiga, jagasime seda kogu riigiga ja lõpuks jagasime seda kogu maailmaga. Maailm jälgib seda laste pärast, mitte sinu pärast. Kedagi ei huvita sina. Sa ei ole väärt aega ega vaeva, et sind mäletada. Asia jooksul oled sa vaid 2 initsiaali, mis tuulde unustatakse. Pole külastajaid, ainult initsiaalid, muidu märgistamata hauakivil. Sellest hetkest oleme me kõik alustanud. Sellest hetkest alates me unustame su. Me tahame, ma lõpetuseks lahkun. Üks viimane asi. Sa valisid vale perekonna. Ja me naerame su üle sinu Jaapani reisil. See juhtub täna või homme. Ma lõpetan sellega. Jumal õnnistagu kõiki mehi ja naisi, kes selle juhtumiga tegelesid ja kogu rasket tööd, mida te tegite. Ja võimaldasite meil leinata ja aitasite meil sellest läbi tulla. See, kui palju tööd te tegite ja kuidas te seda kõik kokku panite, oli imeline. Raskeid aegu oli ette näha. Aitäh teile kõigile, Jumal õnnistagu. Ma ei tea, kus mu piirid siin on, aga mul on tõesti raske, mees. Mul on raske. Ma tahan lihtsalt olla metsas koos sinuga, et saaksin sulle õpetada, mida tähendavad kaotus ja valu. Ma armastan Jumalat. Ma ei võtaks sinu elu. See on tema otsustada. Aga ma garanteerin sulle, et sa oled nõrk. Jumal, ma annaksin lihtsalt hetke, mees. Jah, 5 minutit metsas. Essan. Sa lähed põrgusse. Ma tean, et inimesed usuvad teisi asju. Sa oled kuri. Sinu jaoks pole taevas kohta. Sa võtsid meie lapsed. Sa hakkad kannatama, mees. Ma värisen, sest ma tahan sinuni jõuda, aga ma loodan, et sa tunned mu energiateks. Mine põrgusse. Nüüd on aeg teha lõpp härra Kobergeri 15 minuti kuulsusele. On aeg, et ta saadetaks igavese vangistuse häbisse ja isolatsiooni. Hästi, härra Koberger, teil on võimalus avaldust teha, kui soovite. Ma saan aru, et te loobute sellest. Ma loobun sellest lugupidamisega. Main. Ja praeguseks ongi siin saates Sidebar kõik kallid vaatajad. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti võite meid vaadata NBC Peacockis. Seal on ka Sidebari episoodid üleval. Kui soovite mind jälgida, saate seda teha X'is ja Instagramis ning vaadata minu News Nationi saadet Jesse Weber Live'i esmaspäevast reedeni kell 11 õhtul ida aja järgi. Näeme järgmine kord, kallid vaatajad.